house, lie awake till the sun's out. Pink sky when you come down. Empty in the driveway, caffeine for the heartache. Never wanna have it my way. Yeah, I fuck up and lose control. Burn so many bridges, got nowhere to go. Bitches got these motives like Anna and Nicole. I'm smoking cigarettes alone until it burn a hole in my lungs, in my soul, in my denim coat. Same place I'ma keep that knife if I'ma slit my throat. This shit ugly, I was just with Nipsey, now he ghost. They even got my homie Pete out here like fuck the jokes. Damn. All alone in the glass house, Just keep it going. lie awake till the sun's out. Pink sky when you come down. Sometimes I wanna fucking scream or run away, I don't know. All alone in the glass house, Just keep it going. lie awake till the sun's out. Pink sky when you come down. Sometimes I wanna fucking scream or run away, I don't know. Hey, life's been hard since 17. I've been through hell, I think I'm somewhere in between. Mulle kuuluti päevaga. Ma pean rääkima ühe saladuse seoses Circle K ja kohviga. Ma võtan alati helitopsi XL joogi ja see mahub siia ideaalselt ära. Ma väga vabandan selle eest, aga I cannot, ma lihtsalt pean seda tegema. Ma saan ju muidu üle. Bury me in gold chains. Throw me in the damn flame. I'm waiting on the rain to come and wash it all away. Why don't you throw me in the damn flame? Bury me in gold chains. Throw me in the damn flame. Tere tulemast uude videosse. Meie oleme taas kord Tallinnas. Hetkel võtame siis ette selle köögiseina. Roland hakkab siin seda kohe lihvima. Ehk siis eesmärk ongi kogu see krubeline pind siledamaks lihvida. Tasaseks suhteliselt selle kohaga, kus see üleminek siia korde kohale oli. Ühesõnaga, ette valmistatud selleks, et seda oleks võimalik värvida ja siia oleks võimalik siis neid liiste paigaldada nii, nagu me eelmine kord mõtlesime. Ja kuna siin läheb nagu megaräigeks tolmutamiseks, siis Roland panebki kõik selle alakese, kus ta hakkab siin seda lihvima, paneb kõik kilega kinni, et seda tolmu võimalikult vähe igale poole mujale lendleks. Seda tuleb ilmselt väga palju. Me käisime siis selle jaoks, laenutasime spetsiaalselt sellise lihvija. Siia lähevad erinevad need kettad peale, mis iganes liivapaberid. Võtsime neid ka erinevaid, et siis saaks. Ütle, mis selle lihvija nimi on? Ei ütle. Oh my god. Ma ei tea, kas siit on sisse näha. Natukene on näha sind. No sa oled ikka full valge. Ma saan siit ka tumata. Oh my god. Meie reisid tolvarid. Ja meie tolvar andis otsad. See vana tolvar. Mul kaamera full tolmune juba siit tuli välja päris palju. Kuidas ma sulle juua saan anda? Ma mõtlesin, ma isegi enam üle vitsin hingatagi. On suu täis. Oh my god. Mida? Sul on kõik huuled ja kõik. Vast on. Tolvarid on. No see on niisama tolm. See on värv, pahtel. Ja siin on veel seda ka. See porte vaata. Ei tulnud küll hästi ära. Käed on nagu vedrud.
ui, tum, tum, tum. Räägi Pedro. Praegu sinna ei tule? no ei. Ma tunnen seda lõhna nagu. Käral ütles mulle, et kas on vaja nii hullult kinni teipida. Kaamera väga hull. No sa näed ikka väga hull välja. Ma kujutan ette, jah. Tegin vanasti teemalt töid ja lihvimise ammu. Vaata ühega tööd, et üks ära pole hullu. Muidu oleks nagu, võiks olla täismask ja kas täismask ja või tolmad ära. Normaalne. Ei hullu. Vaesekene. Rohkem ei tee, jah. Siin on aga veits on vaja lihvida ikka käsitsi ka. On vaja siit alt teha. Jah. Siit alt vaja teha. Siis siit tagant, aga see on kerge. Siit tagant, selle nurga tagant. Ja siit alt ära. Musi, aga seda on seal külmiku taga on ka ju. Anna. Üks lõik siin mingi oli nagu nii kõva nagu betoon. Ma ei saanud aru, mingi osa oli siia. See pidi nurgaga suruma räigelt ühe koha. Ma kuidagi sain. Ja kõik on kumedus sees, tegelikult see lainetab normaalselt. Vaatame pakendada seda, mis siin on. Jõnks on see siin on täna jõnks. Siin kohas. Seal, kus on siledaks temad on ju. Täis siledaks, seal on jõnks. Küba. No nii. Väga hea näeb välja ju. Ikka ülisile ja siuke. Nii karvad tüü välja. Ja nüüd pidime siis üle mõõtma, et see pistik ei jääks täpselt sinna kuubiku kohale, on ju. No tere, kubumees. Mu sookoled, jah. Ja siis järgmine gameplan on selline, et see tuleks kõik üle pahteldada, ühtlane kihtpahtlid siia igale poole panna. Ja just nii oli see. Õnneks mitte väga palju. No nüüd sul on vähemalt see suur, sellega on hea teha. Siin on mingi paar milli. No kõige suurem koht ongi seal. Üldiselt on päris hea. Täis silagi. Jaa, täiesti nagu ühtlane. Ainult see koht siin ongi. Oi, sisse sõitis. Siin on mingi pool senti. Aga üldiselt on päris hea. Jaa. Nii pidi ka isegi suht okei. Nihku hea. Vaat see. Üüber hea. See paar miljon pohku meil. See tähendab, et päris lihtne on õnneks teha seda. Siin on veits. Aga see on minimaalselt. Ma ei oleks uskunud, et ta tundus küll, aga juba vahepeal hakkasin kahtlema. Siin on muidu see. See sein on. No need on, ma ei saa aru, kes need kuradi seinad teinud on. Seda ma ei kahtlema. No see on liiga jõhker, siit läheb terve sõrm läbi. Muidu jääb siia see nurk. Liist tuleb ka siia panna. No see on korralik. Huvitav jah, et miks just need kohad on nagu siuksed. Aken on ka. Steak või siia. Ära ma pitsa välja. Peace. Meie köök näeb hetkel selline välja. Köögiga seoses üks muudatus veel, mis ma otsustasin, on selline, et ma ei tea, kui sa mäletad, siis ennem oli seal nagu selle tasapinna peal oli veel nagu siuke aste seal nurgas. Nüüd ma otsustasin, et ma seda astet ikkagi ei taha, et ma tahan, et see oleks nagu üks siuke sirge. Ja me peame nüüd selle nurga uuesti ära mõõtma ja need mõõdud ka sinna ära saatma. Joo. Okei. Sa oleks vaata selle hetke ka midagi sirget olnud, kui oleks üle vaatanud. Roland, I have a question for you. Come here.
ma panen siin just seda videokest kokku, onju. Ja ma leidsin siit sellise klipi, kus sa teed nagu täieliku kilplase tööd. Me isegi videos enne me olime rääkinud sellest, et me ostsime spetsiaalselt sulle selle pika pahteldamispaatli või mis iganes see tööriist on, onju. Et sellega saaks nagu selle köögiseina ühe korra ilusti panna mingisuguse ühtlase kihi alla või täita neid augukesi, mis seal videos näha on. Ja siis sa teed selle väikse sellega. Ja sa nägid nii palju vaeva ja sa kulutasid nii palju aega sinna. Ma tahan lihtsalt selgitust, mis su mõttekäik oli sellel hetkel? Ma arvan see, et me tahtsin paksu kiitu panna. Et see tõstab seda pinda üles poole. Noh, võib-olla oleks saanud õhukese kihi panna. Ma ei tea, miks selle peale ei tulnud see hetk üldse. Mis ma väiksema tegin, sest et see üldine pind oli sile ja oleks ka vähe laudele täita. Ja selle suurega võib-olla on veits raskem panna. Oleks võib-olla veits keskmisega. Keskmisega oleks saanud panna. Jah, meil oli eripikkuses. No, ma ei tea, noh. Ma mängin esimest korda. Muidu oleks saanud küll ja mulliga veel tõmmata ja tõmmata siledaks nagu selle teise seina. Aga kuidas sa teeksid järgmine kord? Teine korda tõmbaks kõik puhtaks. Selle krohviga maha või? Nagu sealt ülevalt või? No kõik puhtaks. Või mis sa mõtled praegu? No muidugi kõik puhtaks. Aitäh, inimesed vajasid su kommentaari. See oli väga oluline siia lisada. Spahtel. Vaatad sa sinna pahtliunniku sisse ja siis on küll KO sinuga. Lähe sinna mine. No nüüd saame vähemalt selle seina mõnusalt siledaks. Nagu sa nägid, siis Roland otsustas ikkagi kogu selle seina ise ära pahteldada ja siledaks tõmmata, kuna see sein oli ka selle vana tapeedi alt täiesti selline auklik, krobeline, lohkus igatepidi. Sest et kunagi, kui me selle korteri ostsime ja siin esimene tapeedivahetus siin toas oli, siis see vana tapeet tuli siit seinast koos selle krohvi või ma ei tea, mis iganes asjaga maha ja siis juba üritati seda seina siin fiksida, aga kuna selleks puudusid oskused, siis see ei saanud paremaks ja jäi niisugune päris kehva, sinna läks tapeet peale ja see kõik asi, mis seal all siis oli, jäi kõik tapeedi alt läbi kumama ja sellepärast see jäigi selline hästi lohklik ja niisugune künklik. Nagu neid auke ei olnud võimalik ka lihtsalt ära pahteldada, sest et seda oli lihtsalt väga palju ja siis Roland arvaski, et kõige lihtsam on see, et me teeme kogu selle seina täis ulatuses uuesti. Jah, Pupu, mis me räägime siin? Mis värk siin on? Mis värk siin on, Tibu? Mu viimasest videoklipist on tegelikult nüüd juba 2 nädalat möödas, sest et ei olegi, sest et oleme taas kord siis Eestis, aga kuna eelmine kord ei olnudki mul midagi nii hullud filmida, siis ma mõtlesingi, et ma liidan need 2 nädalavahetust sellesse videosse kokku. Täna siis võtsime juba Circle K'st omale kohvi, mina tegin nagu ikka oma häkki, onju. Ja nüüd me olemegi... Okei, ma ei räägi, see on saladus. Minu meelest see on saladus, ainult sina võid seda teada. Ühesõnaga, ja sa ei või mitte kellelegi rääkida. Ja nüüd me olemegi tegelikult siirdumas tapeedipoodi, kust me lähme siis välja valima või ära ostma õigemini neid liiste, millest me siis sinna seina peale kööki teeme selle alumise osa.
tegelikult mul on suhteliselt juba välja valitud nad sealt e-poest, aga ma tahan ikkagi olla oma otsuses kindel, mulle meeldib asja päriselus näha, mulle meeldib katsuda, mulle meeldib valida ja sellepärast ma tahangi minna ikkagi seal koha peal ka ennem ära või üle need vaadata, enne kui ma siis nad täielikult ära ostan. Roland on saanud nüüd kogu selle seina siin ka lihvitud, mida ta siis eelmine kord pahteldas. Mõned kohad on, kuhu peab siin natukene veel pahtlit panema, siuksed hästi väiksed kohakesed. Ja siis saabki juba hakata tegelikult siia põhimõtteliselt seda tapeeti panema. Nüüd on aga eesmärk ära saada siit see aknalaud, sest siia tuleb uus aknalaud. Siin oli see kõik värk lahti, see pealmine osa oli lahti tulnud. Siit hinna. Aga. Siuke pask. Siuke pask, jah. Mis me täna siis teeme? No vaata. Täna ma veel pahteldan ja äkki juba aknalaua kosta. Palju kell on? No, ma ei tea, mis kell on, ma ei näe kell. Äkki juba aknalaua ära paigale panna. Võib-olla pahteldan mitib, teeb veel ära homseks. Homme paneme tapeedi, proovin liistub panna ja äkki annab midagi värvi ära välja. Ja tegelikult siis ongi suht koht juba valmis. Pääst kiire ka. Meil on kiire. Me peame täna paika saama. Otherwise we can't paint and do other things. Otherwise you are fucked. Otherwise you are fucked. You are fucked. Mõtlustasime tulla ikkagi täna veel ühe korra siia kuradi Kaarautasse, sest et meil on ikkagi see aknalaud vaja täna ära panna, et me saaks kõik need kipsid, pahteldused, kõik värgid täna ära teha, et homme siis seda tapeeti juba panna, nii et me tulime, võtsime selle ära. Ja nüüd meie suur eesmärk on leida neid, issand see ei näe. Tellimused 600 pealt. Neid otsasid sinna aknalauale. Ehk siis need, mis siin aknalaudade otsa käivad. Noh, sellel on küll kaasas, aga need, mis meil kodus on, sinna oleks ka vaja panna uued, sest et need olid ajaga juba selliseks kollaseks läinud. Ehk siis, jah, ja siin poes nagu reaalselt, mis toimub. Keegi teenindajatest üks, kes siin ringi hängis, on reaalselt mingi jumala tipsune, haisud käivad üle pea. Ja siis, jah. Ja siis teised lihtsalt nagu, nad ei tea kunagi asjast midagi, nad ei tea kunagi, kus midagi asub, lihtsalt see on nagu nii error, kuidas. Isegi mina tean juba rohkem kui need inimesed, kes siin kohast töötavad igapäevaselt. Aga okei, me saime seda, mis me tahtsime. Meil on vaja veel makrofleksi ja silikoni, võtame need ka ja siis. Ja nüüd saab tellida siis. Jaa, nüüd siis tellime. €50. Tead, mul on täpselt see vibe, et ma ei taha nagu kuulda enam mitte ühtegi asja, mis on vaja veel
osta, tuleb päris ringi karvama ja igasugusse. aga asju, mis on veel vaja, on nagu nii palju. Vanni tahaga. Praegu on dušinurgad kõik -40. Vaata, see on kallis. Et ühesõnaga, vaata seda musi, see mulle meeldib. See on mingi massaažiga piin. See võiks kallis. On kallis, jah. Aga päris väärtusega tõesti. Kraanikausi peale või selle peale. See on päris hea süsteem, jah. On küll, jah. Mõtle, kui palju see hoiab ruumi kokku. 7. Kappi muidugi ei ole, aga siis ongi mingi muu kapp. Ma räägin seda kopta. Ma esimest korda näen, et siuke asi on võimalik. Selle muutusse sinna ära ei teeme. Ta maksab päris palju ka muidugi. Selle vaat siin seina. Siis saabki vanni panna. Selle vaat sinna ja siis jääb kapi jaoks nurka veel. Jah. Windows, miks üks on odavam kui teine? Tänaseks õhtusöögiks ma valmistan selliseid broileri juustupalle. Kõrvale teen tatart ja kurgi, tomatisalat. Aga enne, et kui ma saan süüa hakata tegema, siis Roland pani mulle just selle pliidi siia aluse töötasapinna peale tagasi. Ja ma peangi siin siis ära puhastama, et ma saaksin süüa teha. Ehk siis nüüd ma siis prepin endale selle koha valmis ja hakkan süüa tegema. Me pole Tallinnas olles päris ammu ise midagi süüa teinud, sest et kogu see köök on, nagu sa näed, ikka selline täielik tohuvapohu. Töötasapind ja tagus on nüüd tellitud. Ehk siis minu demoplaan läks täielikult cancelisse, sest et need kleepsud siia taha olid jõhkrad kallid. Ma ei olnud valmis 100 eurot nende kleepsude eest maksma. Ja siis ma otsustasin, et tuleb siia ikkagi see ilus õige tagus. Ütlesin siin siis, et mis ma siin teha võiksin, et mis on midagi sellist, mida mina päriselt ka teha saan. Ja kuna meil siia kööki tuleb ju see, et see tuleb värvitud osa ja siia tulevad need kastid sisse, siis ma mõtlesin, et hea oleks, kui me teeme selle vetsu ja vannitoo vahelise ala täpselt samasuguse ja ka selle vannitoo uksetaguse ala, et siis on nagu kogu see ala selline ühtne. Ja Roland pani siis siia laseri, et näha, kust maalt tuleb siit ka veel see kõik paljaks teha sellest tapeedist või mis iganes seinkate siin on. Ja me avastasime, et ka see on tegelikult täiesti lappes. Ehk siis põhimõtteliselt, ma ei teagi, siit maalt see osa on nagu kõik ühtse joone peal, aga siit... No vaadake, tuleb tegelikult veel see osa ka ära võtta. Et ma ei kujuta ette, kuidas see borde siia kunagi pandud oli, aga sirgeda siin küll mitte kuidagi moodi ei olnud. Kõige nõmedam ongi nagu see, et Roland arvas, et see on nagu juba done sein, ehk siis meil ei olnud plaanis enam selle seinaga tegeleda, sest et see sai nagu reaalselt kõige siledam sein maailmas, ma arvan. Roland nägi sellega ikka nagu jõhkralt vaeva. Ja nüüd on vaja siit otsast ikka mingisugune 2,5 senti maha võtta. Seda seinkatet nagu... Õnneks oli see kõige hullem, et siia läheb liist vaata. Jaa. Mitte isegi selle peale nagu, et
seda kontrollida või seda vaadata? alati kontrolli. Alati kontrolli, ära usalda mitte kedagi. Siin tundub küll siuke asi, et see ei ole nagu tapeet, vaid see on nagu konkreetne krohv ja siit tuleb vist mingi väga suur, nagu väga paks kiht ära, sest et ma näen siin mingit normaalset pragu. Samamoodi ka siin. Siit maalt alates kuni alla välja on mingisugune jube asi siin. Ma ei tea, mis siin nagu isegi toimub. Mis kuradi asi see veel on? Nagu on niiskus. Päriselt või? See on, tundub nagu väga pehme, nagu märg oleks. Nagu ära mädanud mingi võit. Laet. Oh my Nagu kippvaatast ja vaatsi ju. Nüüd oleks läinud vaata mingi paari aastaga. Kuidagi märg tundub küll. Mis ta mõrli peale on toosta juba, vaata. See on kruvi. Mingi metalline. Oh, päriselt. Mida? Ma ei tea, kas see mulle video peale jäi praegu, aga... Nii mäda vä? On jah, et see värja, puidu... Ma ei tea, sul on vanades keldrites käinud, kus on nagu vanasti puit, need uksed olnud ja alt ole mädanenud. Ja siis see puidu siuke, mitte mädanenud, nagu hallitanud, aga mädanenud niiskusest ja siis nagu... Tead, kui vana puit on mädanenud, kopitan pruun, siuke laguneb kohe, vaata. See lõhn on siin. Mine perse. Täitsa mingi märga betooni tuleb. Liiva, märga liiva. Aga millega ma tegema nahku oli vaja võtta. Nahku ei seda võtta lahti. Ega lollu, homme aga ma kardan, et see üleval läheb kuivaks tagasi ja siit on kuiv. Ja siis siit, see koht on märg, ja siis on toru mingi põlv mingi koht. Toru põlve koht, ja siis siit on mäda. Ma ei usu, et siin on, et on kõva. Ja see ots on lahti tehtud, kunagi midagi tehtud siin. Ja tea, miks see siin kaugemal on või? Plastiktoru. Siin on reaalselt kogu sein vaja välja vahetada. Jesus Christ. Ja pigem oleks mõistlik jah. Või noh, pool seina. Ja tegelikult on mingi sükane ala siin. No mina mõtlen küll, et kui me selle juba lahti teeme, siis võiks teha selle WC ja vannitoa kokku juba. Kui me juba siin seina kallal oleme, siis kurat seda seina siia üldse vaja on. Me oleme nüüd siin järgmise väga suure probleemse koha ees, kuna see sein on siit sellise normaalse lohuga. Ma ei ole väga kindel, kui hästi sinna seda liist ülesse panna saab. Siia me seda kasti küll sisse ei tee, aga see ülemine liist peaks ikkagi tulema. Aga kuna siin on see lohk sees, siis jah, ilmselt seda on väga raske panna. Siin on kõige rohkem, see koht on kõige retsin. Just see, mida vaja on. Jaa. Ühesõnaga nüüd tuleb see siis ära vahetada.
täna külla Kätu ja Oliver taaskord. Ma viisin neid kõige paremasse Tallinna kebaabi kohta, milleks on siin meil Õismäel asuv selline shaurma kebab. Ja nüüd. Kätu. Review. Väga maitsin. Worth the price, no. Väga suur, ma ei jaksa seda vist ära süüa. Mis sa valisid? Tavaliselt shaurma, väikese. Oliver, kuidas smekib? 10/10, nice. Mul on väga muidu hapukurk ei meeldi toituda sees, aga siia ta sobib. Väga hea. Roland teeb veel tööd ja kohe tuleb Rolandi suur shaurma ootab ka juba siin laua peal. I keep dreaming, but my dreams keep flying away. A song we're far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. I slipped to bind it to I slipped to bind it to I slipped to bind it to I slipped to God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say. Kui see video sulle meeldis, siis pane sellele videole like ja kui sa oled minu videote vaataja ja tahaksid neid ka tulevikus vaadata, siis ole nii kena ja palun subscribe'i minu kanalit.